Tere tulemast minu kanalile, olen Auli ja mul on väga hea meel teile siin neid videosi teha ja et te neid vaatate, et te laikite, panete oma kommentaare, tellite minu kanalit, see ei maksa teile absoluutselt mitte midagi, siis te lihtsalt näete järgmine kord, millal ma olen siia midagi postitanud. Ma olen oma hääle ka nüüd enam-vähem tagasi saanud, ma olen täna teinud ennem veel ka siin 3 videot eraladumistena, nii et ilmselt siis mul pean rohkem lihtsalt rääkima, kuigi ma omal tööalaselt räägin ikkagi ka tegelikult väga palju. Nii, vaatame siis, millistes energiates te olete siis nüüd siin nii palju kui maikuu meil on veel jäänud, seda ilusat maikuud, kus kõik nii palju õitseb juba, osad on juba ära õitsenud, aga väljas on imeline ja elu on ka imeline. Ja vaatame siis, mida siis ütleme, ma salvestan selle video praegu siin, täna on 20. mai 2025, see on ajatu video, ükskõik millal te seda siis vaatama satute, siis käib see teie kohta, kui te seda kuulate ja kui te seda kuulama juhtute, siis kindlasti on teil siit ka midagi saada, õppida, kõrva taha panna, mida iganes. Ja tegu on kollektiivse lugemisega, üldise kaardi ladumisega, kui te soovite eraladumist, kus on ainult personaalselt teie energiat, personaalselt teile, siis võtke minuga ühendust, võite alati kirjutada. Ja mul on valminud ka video emotsioonide vabastamisest, mida ma siis esialgu praegu siia veel üles ei pane, aga paar eraladujatest soovijat on need juba saanud. Aga see selleks. Ja vaatame siis, mida siis see maikuu, ülejäänud maikuu, 10 päeva, millistes energiates te olete. Vaatame, üldiselt hakkame jälle, nagu mul tavaks on, lihtsalt minema ja vaatame, mis tahab siis nagu siin, kas on raha või suhted või armastus või vaatame lihtsalt järjest. Nii, millistes energiates te siis olete praegusel hetkel? Energiad, kordan veel kord, on praegu väga muutuvad. Äärmiselt kiiresti muutub kõik. Nii et see, mida ma siin võib-olla praegu panen, ei pruugi mõne aja pärast üldse resoneeruda. Nii et nii see lihtsalt praegu on. Praegu toimuvad üldse planeedil maa väga-väga suured muutused ja ma arvan, et seda on ka, olete teiega seda kindlasti tunnetanud. Nii, ja millistes energiates te siis, millised energiat teid saadavad siis tänasest päevast kuni siis maikuu lõpuni? Kuu, väga arvata võib, et kuu energiat on praegu väga palju. Müntide äss. Heades energiates olete üldiselt. Sauade 7, mingid illusioonid, kirge ja teine äss, karikate äss, ossaraks. Kuulge, väga äge ju. Tunded voolavad üle. Ja ega natukene peab ju sinna meepotti ju seda tõrva ka tulema, eks ole, nii et ei saa ikkagi jälle minu kaardi ladumistes kõik olla ainult head. Mõõkade 2. Nii, mingisugused saladused tegelikult ikkagi nagu on, aga kellel ei ole saladusi, saladused valitsevad ja kuna see on selline üldse kõik tarokaardid on ju tegelikult väga suurte sümbolitega, siis mina tõlgendaksin seda niimoodi, et kuskil vee all ollakse praegu veel peidus, aga see must hunt või koer, kuidas te võtate seda teine valge koer, et need tegelikult juba praegu vaatavad sinna kuu poole ja need saladused tulevad ilmsiks. Nii et mingisugused saladused teie jaoks avanevad. Hästi palju tegelikult on ka uusi algusi. Uusi algusi materiaalsuse koha pealt.
uusi algusi armastuse koha pealt, müntide äss, karikate äss. Ässad tähistavad alati uusi algusi. Väga head energiat. See, et siin natukene kaheldakse ja kõheldakse, siis see on rohkem nagu, te olete nagu enesesabotaaži sellistes energiates, et te mõtlete välja asju, mida tegelikult nagu tegelikult ei eksisteeri. Eksisteerib küll natukene, aga mitte sellisel määral, nagu teie seda näete. Sest minu meelest see kaart on väga hea, samamoodi ka, lööge need käed laiali. Need on imeõhuksed niidid tegelikult, mis nende vareste või arakate või nende lindude käes seal on. Ja tõmmake see klapp endal silmast ära ja nähke tegelikult seda sellist mõnusaid energiaid, mis siin on, eks ole, ja sauade 7 ja mingi kirg saadab. Natukene on ühesõnaga siin, sauad on tahteenergialt ja seda tundub olevat. Tegelikult te tundute ise väga rahul olevat. Nii et siin ei ole ka midagi, nii et saladused ja need saladused tulevad nagu siis kuni mai lõpuni. Ma arvan, et välja, siin saladused, mis peavad välja tulema, need tulevad. Uued algused, väga head energiat, väga head energiat. Natukene on siin mingid mõõkade kohe najal, mingeid takistusi, aga rohkem olete need ise välja mõelnud. Nii, vaatame edasi, kuidas siis, millised energiat siis valitsevad teid siis kuni sinna maikuu lõpuni, alates tänasest. Lõpuks tulid ka mündid. Jälle mündid. Maag, väga heades energiates olete. Mingeid sõnumeid te saate siit, nooruslikkus ka, nooruslik energia ja sauade 3. Teid saadab natukene mingisugune aeglane kasv. Mündid on alati aeglased kaardid, aga see nagu, ärge laske ennast sellest heidutada, sellepärast, et kõik, mis on pikalt tehtud, kaua tehtud kaunikene, eks ole, ühesõnaga nii, et see on nagu tegelikult hea. Ja te ise saate sellest ka aru, ühesõnaga, et kuskile ei ole vaja tegelikult kiirustada, võtke väga rahulikult. Seda näitab ka see teine müntide 4. Natukene mingit seisakut tähistab. Natukene võib-olla te võiksite vaadata üle oma rahaasjad ja võib-olla mitte liiga palju nagu laiutada. Sellepärast, et te teate väga hästi tegelikult seda, kuidas edasi käituda või kuidas üldse materiaalsusega teil lood on, need ei ole halvad, aga natukene mingisugused kõrvalekalded nagu teil on, et te ei taha nagu neid münte nagu üldse siit kotist välja anda, eks ole, aga samas te annate ka, aga nagu ikka jube hea, kui ikkagi nii palju ei peaks andma, eks ole, midagi taolist. Hästi palju maagiat. Hästi palju sellist maagilisust, sellist selgelt nägemist. Üldse praegu väga paljudel ju avanevad ka sellised maagilised võimed ja kes ennem nagu ei ole üldse olnud oma nendest asjadest teadlikud ja siis hästi palju maagiat on suhetes kindlasti. Tuleb hästi palju sõnumeid. Tulevad mingi kommunikatsioon ja ma sinu saadele täiesti ütlen, et see 10 päeva, mis nüüd on jäänud, täiesti reisimist. Te olete väga sellel lainel, teil on mingi soov kuskile minna, see läheb täide. Ma mõtlen reisimise suhtes. Praegu on mõnus ka tegelikult veel ju isegi siia lõunakanti minna, Hispaania, Itaalia hästi palju käiakse. Seal on väga mõnus soe, Portugal. Kuskile igastahes mingi reisienergiad on väga head.
Nii, vaatame siis natukene edasi, vaatame teiste kaartidega, siis teiste tarokaartidega, mis energiat siis teid valitsevad siis kuni sinna mai lõpuni 2025. Aga see on ajatu, eks ole, ossaraks, kus mul nüüd kukkusid siin kaardid välja. Teate, ma ei puutu neid, sellepärast, et nagu kukkusid välja, siis kukkusid, aga noh, neid on liiga palju, et ma need siia üles uuesti tõstaksin. Kui 1-2 kaarti lendavad välja, siis ma võtan nad alati ülesse. Natuke üks hetk ma vaatan, mul on see üks video. Tõmban arvutisse, seda ei ole veel lõpetanud. Nii, mündid jälle aeglus, jälle poisid. Kuulge, üks äss veel ja siis on kõik ässad väljas. Nii. Müntide rüütel on üks kõige aeglasemaid kaarte üldse tarokaartides. Te püüdlete mingi eesmärgi poole, aga see võtab õudselt aega. See tuleb, aga teil on vaja selleks hästi suurt kannatlikkust. Kui te olete sellises eas, et te võite rasedaks jääda, siis palun, kui te ei taha rasedaks jääda, siis väga hoolikalt võtke ette need rasestumisvastased vahendid, sellepärast et siin on väga suur võimalus jääda rasedaks. Ja ikka ka mingite teiste vete poole minek. Tunnetes nagu siin natukene on nagu vett liiga palju, ühesõnaga karikate poiss ja karikate 8. Kellelgi võib mingi teekond lõppeda. Ma ei mõtle mingi loomulikult mitte mingi surmaga, eks ole, ühesõnaga, aga kuskilt nüüd keegi läheb ära. Seda energiat näitab siin, vee-energiat, võib-olla on natukene mingeid pisaraid kuskilt, aga kommunikatsioon on väga-väga avatud ja mingid sõnumid tulevad ja midagi väga väärtuslikku hakkab teie jaoks sündima. Aga te ei saa seda kohe. Aga see, mis tuleb, ma kaldun arvama, et see on midagi tunnete seas, siis kuna karikate poiss tuli siia järgi, siis midagi väärtuslikku, nähke see ära, märgake seda ja saage sellest aru. Ja hakake selle poole liikuma, midagi on teie jaoks valmis. Nii, võtame siis ühe rea veel seda, et näha neid energiaid, neid tulemisi, neid minemisi, mis siin siis nagu on kuni mai lõpuni. Te lähete mingisse väga suurde transformatsiooni, mingid tähistamised, see võib tähistada ka kodukaarti, eremiit. Ja mingi õpipoiss. Mingid väga suured transformatsioonid leiavad ka aset. No ütle, kellel ei oleks transformatsioon, eks ole, praegu on üldiselt minu meelest kõik asjad, kui mina enda elu vaatan ja enda isiklikku elu vaatan ja tööalast ja minu meelest on seal kogu see mingid transformatsioonid. Et seda on ka kindlasti hästi palju. Surm ei tähenda loomulikult, ma ütlen seda igas oma kaardi ladumises, absoluutselt mitte kunagi ei tähenda surma. Ainult hoopis teiste kaartide kõrvalolus võib see tähendada. Siin ei ole üldse mingeid selliseid kaarte. Surm on transformatsioon. Selleks, et koidaks uus päev, peab olema öö. Ja selleks, et uus saaks alguse, selleks peab midagi ära lõppema. Kes on kogenud sellist kogemust, et millal on kõige rohkem, kõige külmem üldse? See on tavaliselt kuskil 10-15 pool tundi enne päikesetõusu. Ma arvan, et olete väga palju kogenud kindlasti inimesed seda, kes te olete maganud telgis või ka isegi kuskil kämpingus, siis no lihtsalt ei saa sooja, no täiesti kohutav ei saa sooja, eks ole, ühesõnaga, ja see ongi võrdub nagu tegelikult selle transformatsiooniga. Meil on nii kuradi külm, et see on täiesti jube
ja siis päike tõuseb, nii nagu ka siin. Ja momentaalselt me võime magada ilma tekita. Ennem oleks neid 10 tükki peal olnud, oleks ikka külm olnud. Et see on ka nagu selline mingi hingeline transformatsioon ja just hingeline ma näen siin. Kes soovib nagu võib-olla kellel on nagu plaanis mingit kodu või kinnisvara, siis te saate otsige hästi palju ühesõnaga kuulutusi lapake läbi, mingist väga ootamatust kohast võib tulla teade mingi, kellel on see ühesõnaga, kellel on nagu plaanis osta, soetada kinnisvara, maakodu, suvilat või müüa enda oma ära, siis mingisugused väga head seisud on tegelikult ühesõnaga, et see tähistab hästi suurelt kodukaarti. Natukene mingisuguses üksinduses, aga üksinduses tulevad alati kõige paremad mõtted, üksinda peab olema ja noh, nii nagu me oleme ju tegelikult võib-olla ka suhtes üksinda, eks ole. Ja selliseid üksi olemise hetki, aga kus te nagu avanete iseendale kõige rohkem, neid tuleb ka siis siin selle maikuu jooksul, nüüd kuni sinna lõpuni siis välja. Ja siis mingisugune, ma pakuksin, et osad saavad mingi lambist pakkumise ühesõnaga kellegi mingi tuttava kaudu, mingi tööalane pakkumine võib siin tulla, aga kuna ma kordan veel kord, siin on kollektiivne lugemine, eks ole, see ei pruugi mõnega üldse resoneeruda, eks ole, aga ma räägin nendest energiatest, mis valitsevad üldse ja mis võivad olla väga head, eks ole. Nii, ma paneksin 2 kaarti veel, vaatame neid energiaid siis, mis nagu valitsevad, nagu praegu siis. Huvitav, et noh, neid karikaid eriti nagu ei ole siin. Ma ei näe siin nagu armastust, et ülempreest rinna, siia tuli ette, kuskile tuli kuu, eks ole, ikkagi mingid saladused, maailm, palju on neid, mingid head uudised, võtame ühe veel ja narr, oi. Keegi teeb läbi siin mingi väga suure transformatsiooni läbi mingite, ülempreest rinna on ka tegelikult saladused, kuu on saladused, maailm, väga kiirelt mingid sõnumid tulevad ühesõnaga ja mingi tsükkel, siin on transformatsioon, eks ole, ja nullist. Keegi nüüd lõpetab täiesti totaalselt, kapitaalselt oma endise elu. Saadab kõik nii-öelda kukele ja hakkab täiesti nullist pihta. Selline energia on praegu väga tugevalt üleval. Ja see maagilisus, ülempreest rinna, saladused, aga need saladused tulevad tegelikult välja. Kellel on saladusi, siis need saladused tulevad välja, ükskõik kui pehmed või kui valusad need on, aga need tulevad välja. Ja terve maailm on nagu tegelikult praegu energeetiliselt lahti meie kõigi ees. Kuidas me seda võtame, kuidas me seda tunnetame, kuidas me seda tahame tunda ja näha, aga nii see on. Teate, kui palju võimalusi tegelikult praegu on. Tohutult palju. Aga me oleme nagu nii kinni mätsitud. No vaata, see on see. Jube hea on. Tegelikult jube lihtne on seda liigutust teha. Käed laiali, kõik minema. Enam ei seota mind kinni. Enam ei panda mind nende mõõkade vahele. Ja tehke seda transformatsioon läbi. Praegu on tohutud head energiat selleks. Ja siis hakkab midagi väga kiiresti muutuma. Ja narri energia on ka tegelikult väga hea energia. Ja see on 0. Narr on suure arkaani kõige esimene kaart. Läbi transformatsiooni täiesti uus algus. Ma võtaksin natukene
lõpetuseks ma ei hakkagi, ma võtsin välja ka need Rahvali kaardid. Okei, võtame neid peainglid arokaarte ka siis. Võtame neid 3 tükki. Ma luban, et ma rohkem ei võta. Muidu ma ikka ütlen, et ma võtan nüüd nii palju, võtan 2 kaarti ja siis tuleb jälle mingisugune suur rivi. Nagu mina. Nii. Jälle samamoodi. Miikali 2. Kõik muutub paremaks, kui teed otsuse, probleemi liigne analüüsimine, leia kompromiss. Need on muuseas ühed ja samad kaardid. See on mõõkade 2 ja see on ka mõõkade 2. Visake minema need mõõgad sealt ümbert ja imeline päikesetõus on ju siin. Või see on päikeseloojang, ma ei tea siin kaardi pealt, eks ole, siin seda võib mõlemid võtta ja 2 need väikest. 1 sarvikut siin. Nii, võtame veel siis ühe. Segan kõigepealt veel natukene. Võtame 2 kaarti, ma lubasin 2 või lubasin 3 võtta, ma võtan 2. Nii. Miikali 10. Võkkade 10. Olukord on lõppenud ja sa oled lõpuks ometi vaba. Nüüd avanevad uued võimalused õnneni jõudmiseks. Jätta minevik selja taha. Mida ma rääkisin ennem, transformatsioon ja uued algused. Täiesti uus teekond hakkab. Ma võtaksin, huvitav siin ei tulnud nagu eriti üldse, münte tuli küll, aga mul ei tulnud need nagu töö suhtes. Kuigi see oli 1 kaart siin ühesõnaga. Okei, võtame rahakaarte ka 2 tükki. Siis hakkab sükene paras aeg täis saama. Vaatame, millised rahakaardid tulevad siis nagu praegu siia ladumisse. Elu laabub minu jaoks alati hästi. Ja ma võin raha teenida tegevusega, mida ma armastan. Teate, kui paljud on minule ka, ma olen teinud eraladumisi, nendel inimesed teevad oma tööd ja nad teevad oma tööd ja tegelikult neid see töö absoluutselt enam ei huvita. Nad käivad seal, neil on mingid omad mõtted, mingi oma firma jaoks, suurepärased mõtted, ma ütlen, inimesed hakake tegutsema, hakake tegema, tehke ära. Ja kui ei õnnestu, siis ei õnnestu, eks ole, et siis paneme kodinad kokku ja lähme jälle riigitööle või kellegi teise heaks töötame edasi. Aga me oleme vähemalt proovinud. Nii suur, ja siin on täpselt märka neid võimalusi, see oli ka kuskil siin nendes kaartides. Ma võin raha teenida tegevusega, mida ma armastan. Näiteks, kui te armastate laulda, siis jumala eest minge proovige seda laulmisega, eks ole. Need energiad on niivõrd head, mis praegu on üleval. Elu laabub minu jaoks alati hästi. Mulle meeldib teadmine, et asjad alati arenevad ja olgugi, et minu olukorras võiksid paljud asjad olla paremini, pole see tegelikult probleem, sest see, kus ma olen, muutub pidevalt paremuse poole. Mulle meeldib teadmine, et otsides enda ümber parimat, hakkan ma seda ka rohkem kogema. Mõelge positiivselt, olge tänulikud. Absoluutselt kõikide asjade, kõikide kogemuste eest. Tänulikkus tõstab teid, te ei kujuta ette, kui kõrgetele, palju kõrgematele tasemetele tõstab see, kui te tõusete hommikul üles ja ütlete, ma tänan. On tore teada, et asjad laabuvad alati hästi ja ma otsin tõendeid, mis seda kinnitavad. Ja iga päev näen ma järjest rohkem tõendeid või märke. Nii, ma loen nüüd selle ka siit ette. Jutustades rohkem oma positiivset, paremat lugu, muutub nauding sinu domineerivaks võnkeks. Ja kui sa siis seod naudingu raha teenimisega, sulanduvad need 2 tervikuks ja tugevdavad üksteist. Parim viis raha teenida on teha seda oma armastatud tegevuse kaudu. Inimesed, kui te tahate oma firmasid teha, kui te tahate asutada oma ettevõtet, see ei maksa ju tegelikult praegu mitte midagi. Siis, kui mina 13 aastat tagasi enda firma tegin, siis ma pidin maksma mingi 200 € vist oli see.
või no kuskil selle ringis, eks ole, nüüd piisab, kui te panete seal mingi, jah, see riigilõiv tuleb teil maksta, aga minul oli vaja siis maksta sisse ka 2500 €, eks ole, ühesõnaga mitte küll kohe, aga see teatud aja peale, aga ikkagi, nüüd te võite 0,01 sendiga ka teha selle firma ja tehke see ära. See on veel tõestus sellele, et kui te tahate oma firmat alustada, jumala eest, tehke ära ühesõnaga, teil ei pea olema seda 2500 € enam, eks ole. Parim viis raha teenida on teha seda armastatud tegevuse kaudu. Raha võib voolata sinu ellu lõputute võimaluste kaudu. Töö ei ole tegelikult ka mitte sugugi ainuke rahaenergia, vaid raha võib tulla ka teistest allikatest. Raha liikumist ei piira elukutse valik, vaid ainult sinu suhtumine rahasse. Ma soovin teile imelist 10 päeva, mis on veel maikuus jäänud, mille peal oli see minu praegune kaardi lugemine. Olge mõnusad, nautige kevadet, nautige elu, nautige armastust, nautige kõike enda ümber. Elage siin ja praegu, tänases päevas. Ei ole vaja vaadata sinna minevikku ja veel vähem tulevikku. Olge siin ja praegu, siis tuleb läbi selle kõige teile ka suurepärane tulevik. Kui te soovite eraladumist, siis palun kirjutage mulle, mu meiliaadress on siin all. Laikige, kui teile meeldis see. Kirjutage julgelt kommentaare, tellige minu kanalit, see ei maksa teile mitte midagi. Te näete, millal ma midagi uut siia üles panen. Ja olge mõnusad. Mina olen Auli ja kohtumiseni järgmistes videodes.